Tere, kallid televaatajad, minu nimi on Nenni ja minu külaline on täna Andro Roos ja see on saade Plaan B. Tervist! Nii, Andro, ma tahan sinuga natuke rääkida, et me kõik teame, et sind teatakse kui meest, kes juhib Tartu Hoiu-laenuühistut, Keskerakonda ja sul on oma... Keskerakonna Tartu piirkonda. Jah, täpselt, Tartu piirkonda. Ja sul on ka oma saateprojekt, mida sa teed. Aga sa oled hästi selline kinnine just eraelus, kui me räägime sinu eraelust, et keegi ei tea midagi sellest. Kas see on mingi teadlik strateegia sul või sul on mida varjata? Ei, no mis siin varjata on, vaata, kes mäletab, eelmised Riigikogu valimised olid 2023. aastal, et siis hakkas ka igasugused artikleid tulema, hakkas ka eraelust tulema, et üks härrasmees läks appi ühele daamile ja nüüd muidugi uut artiklit ei ole kirjutatud, kuidas härrasmees on oma daamile appi mineku tuhinas nagu ära väsinud ja delegeerinud oma volitused pooleldi ühele Ida-Virumaa järgmisele daamile, nagu et daam võitleb daami eest ja siis ühele teisele härrasmehele veel nagu niimoodi, nii et endal sai võhm otsa. Nii et välja keerutada nagu sellest küsimusest, ma ütlen niimoodi, et olge mureta ja sina ole ka mureta. Valimised on veel ees, sügisel 2025 ja küll jõuab siin kevade ja suve ja vahetult enne valimisi jooksul veel nii Kroonika kui Õhtuleht ja mis nad seal kõik on. Ja Äripäev ka kirjutada intriige Andro Roosist ja tema eraelust ja millest kõigest veel. Okei, ehk siis kui ma nüüd järgmine küsimus on sulle, et sinu lahutus, et see oli hästi skandaalne, hästi suur, äkki sa tahad sellest rääkida, siis sa ütleb mulle, ei, sellest me ei räägi. Ei, minu lahutus ei olnud skandaalne, sellepärast, et esiteks mina üldse lahutamist õigeks ei pea. Et kui mina oleksin Eesti täidesaatev valitseja, ma ei teaks, mul läheb nüüd hääled ära nagu inimeste hääled nagu selle pealt, aga mina olen lahutuse vastu nagu, eks ole. Lahutust ei peaks nagu olema, sellepärast, et inimesed peavad oma probleemid ära lahendama, sest vaata, vanasti oli ka, kõik abielud ei ole muidugi nüüd kiriklikud, aga ikkagi nii heas kui halvas, kirikuõpetaja ka vannutab ikkagi, et nii heas kui halvas, et heas suudavad inimesed koos olla, halvas ei suuda koos olla, tegelikult peaksid suutma, et väga lihtne on nagu lahku minna. Aga see ei kehti ainult perekonna asjades, see kehtib majandusküsimustes, aga see kehtib ka poliitikas. Vaata, kuidas koalitsioonid lähevad siia ja sinna, armastus saab nagu otsa, aga see ei ole õige, inimene ei saa olla nagu tuulelipp põhimõtteliselt. Ei, nõustun sinuga. Nii et vaata, ma ütlen, et kui ma täidesaatev valitseja oleks, et kas ma just ära keelaks need, eks ole. Aga väga sügavalt peaksid inimesed järgi mõtlema nii perekonna abielu küsimustes kui ka ütleme poliitika ja majanduselu küsimustes. Et sõna tuleb pidada ja tuleb halvas ka koos olla. Ei, no olukordasid on erinevaid. Et võib-olla sinu puhul just, kui me räägime sinu olukorras, siis see ei ole väga hea, et inimesed lahku lähevad, aga seal, kus on näiteks füüsiline vägivald või veel midagi, siis ei ole väga osa. Aga vaatame füüsilise vägivalla taha, et kus see nagu pärit on, et tegelikult väga lihtne on nagu süüdistada, et inimene, kes nendest füüsilist vägivaldne on. Mina ei ole füüsilist vägivaldne. Okay. Et selles osas minu lahutus ei olnud skandaalne nagu. Aga et miks inimene selliseks on kujunenud? Sa tahad öelda, et teine inimene sunnib ta selliseks? Ei, aga mitte sellest, aga vaata, seal on ka, et ta tuleb ju ka kuskilt perekonnast ja tuleb kuskilt kollektiivist ja tuleb ka kuskilt riigist. Ja. Sellepärast, et näiteks ma pean tunnistama, et kui mina lähen koju õhtul, olen enne politsei käest trahvi saanud näiteks oma sõidustiili pärast, mida ikka vahel juhtub minu puhul. Ma ei ole väga heas tujus näiteks teinekord siis, ütleme, pärast trahvi saamist, kui ma kodu uksest sisse astun ja tütar küsib, et kuidas päev läks. Halvasti läks. Et jälle tuli kukurt kergendada riigile. Ja vaata, kui inimesel väga palju kuhjuvad need asjad, need probleemid ja inimestel üldiselt. Et siis see vägivald on ka tulema. Jaa, aga siis on sul jõusaalid olemas ja poksikotid ripuvad ja peksa seda palju tahad. Ja tead, kuhu peaks panema nagu selle vägivalla? No. Ma käisin 10 aastat tagasi Brasiilias, Santa Catarina osariigis. Ja ma olen väga kiirusekaamerate vastane. Aga eestlase vastasus on jõuetus. Ta lähebki koju, peksab oma naist ja oma lapsi ja võib-olla naabrimeest. Läheb ähvardab püssiga, eks ole. Aga Santa Catarina osariigis kõik kiiruskaamerad olid auguliseks tulistatud. Inimene sõidab
ta võtab oma kärbiku välja, laseb aknast, põmm ja kõik olid mitte töötavad. Vaata, sinna tuleb viha suunata. Ja ma ei kutsu millegi üles, aga ma oleksin väga uhke, kui Eestis ka selline vaatepilt oleks. No sa tead, et Eestist kaotatakse ära need kaamerad, mis on tee ääres. Et nüüd meil on üleval need kaamerad, kes lihtsalt mingi teelõigu fikseerivad ära ja siis mõõdavad see keskmise kiiruse. Ja kui see oli suurem, kui oli vaja, siis sa saad trahvi. Sellest kodaniku algatus. Aga me me ei kutsu millelegi üles, aga ühesõnaga nendest regulatsioonidest on juba kõri mulguni ja ausalt öeldes see ei ole see, milleks me maksurahasid kogume, et mingisugust kiiruskaameraid või keskmise kiiruse mõõtjad Google'i üles pannakse, et see on totaalne bullshit tegelikult. Noh jah, mingil määral ma olen sinuga nõus, et seda raha võiks Google'i mujale panna. Ja. Aga okei, me räägime su eraelust, mitte poliitikast. Sa väga vähe räägid oma lastest. Kas see on sellepärast, et sa kaitsed neid või sul on võib-olla mingisugune muu põhjus ja ma eriti nagu juhiks tähelepanu sellest, et ma arvan, enamus teavad, et sul on tütar, aga hästi vähesed teavad, et sul on ka poeg. Esiteks, ega vaata, mina kui poliitik või ka mina kui Tartu Ojulaenühistu juht, et ega see perekond ei puutugi asjasse tegelikult, ega lapsed. Et nemad elavad nagu oma elu, me elame koos nendega kodus. Ma elan oma tütrega kodus ja seal ma kasvatan teda ja olen koos ja käime vahepeal väljas, kus me käime. Nii et ja kui tema saab täisealiseks, eks tal on nagu oma elu. Võib-olla ta ei tahagi selle poliitikaga seotud olla või selle riigiga seotud olla või Tartu Ojulaenühistuga seotud olla või kõige sellega, millega mina tegelen. Nii et mis ma teda ikka sinna toon nagu enne, kui ta täisealiseks saab. Igatahes on tema otsus, et kas ta tahab pärast pildis olla või mitte. Ja mis pojasse puutub, vaata, tead ju, et eestlaste muistne juht oli Lembitu. Mis ta poja nimi oli, Meelis või midagi taolist. Meelis ka ju põhimõtteliselt, ega Meelis ka Lembituga koos ei olnud. Ajaloohuvilised, vaadake järgi, kus Meelis läks, miks ta koos ei olnud. Et nad ei elanud koos? Ei elanud. Okay. Mingi aeg elasid, ma elasin ka mingi aeg, aga sealt maalt edasi mitte. Okay. No. Aga Meelis oli ikka Lembitu poeg ja minu poeg on ikka minu poeg, ikka Andro Roosi poeg. Kus ta pääseb? Täpselt. Nii, aga me teame nii palju sinust, et sa ei joo, sa ei suitseta, sa ei söö liha. Nii. Kas asi on selles, et sa oled mungaks minemise teel või on äkki lipud kapis? Pederast. Ma päris niimoodi ei väljendaks, aga midagi sinna suunas. Ei, ma ei ole see. Et pede ma ei ole. Aga tead, mungaks saamisele ma olen mõelnud küll. Ja ausalt öeldes mind see päris võluks. Aga ärge nüüd arvake muidugi, et ma mungaks lähen, aga näiteks, mine tea, kunagi ei oska nagu öelda sellepärast, et mulle meeldiks küll nagu siuke eraku elu ja sisepoole elamine ja mõtisklus ja ütleme olla Jumala pruut või Jeesus Kristuse pruut nagu selles mõttes. Miks mitte, et seda oleks vaja, meeleparandust on vaja inimestel nagu üldse. Nii et kui ma oma kasvuhoones tööd teen, omateid korjan, siis ma alati kujutlen nagu seda, et see ongi minu klooster, kus ma nagu üksinda olen, iseendaga, Jumalaga, selle tööga, mis seal on, vaikusega ja rahuldume siis praegu sellega, et see minu kasvuhooned, Andro Roosi kasvuhooned on ka Andro Roosi klooster. Jah, seal sa saad rahu. Ja et ma juba olen munk. Okay. Tomatimunk. Tomatimunk. Aga sa kasvatad arbuusi ka ju? Arbuuse ka, arbuusimunk ka. Okei, aga kurke? Kurke ei kasvata, see ei tule mul välja. Seal on vaja mingisuguseid võluasju, et see töötaks. Kurkidega on see probleem, et kurgid kasvavad üle. Okay. Ja ma ei suuda neid enne ära korjata ja ära realiseerida, enne kui nad on muutunud arbuusideks. Selge. Nii, aga kas sul on elus praegu ka keegi eriline või peale eelmist suhet sa pigem tahad olla selline vallaline üksik? Ei, ma ei ole vallaline, ma olen Eesti rahvaga abielus. Okay, väga ei tea, televaatajad, ma olen teiega abielus. Meeldib see teile või mitte? Nii.
No tegelikult järgmine küsimus oli selles, et mis sa valiksid, millise elu endale, sellise rahuliku erakuelu või tahaksid olla tähelepanu keskpunktis, aga nagu eelnevast jutust ma sain aru, siis pigem sa tahaksid olla selline erak. Tahaksin, aga ei tule välja. Et ma olen valinud poliitikutee, ma olen valinud majandustee juba peaaegu 20 aastat tagasi Tartu Hoiu-laenuühistu näol. Ja kõik sellised inimesed, kes tegelevad nende asjadega, poliitikaga ja üldse ühiskonnaga, inimestega, need on natuke edevad ka. Nii et paraku tahan elada sissepoole, aga pean elama väljapoole. Ei ole vahest sellist tunnet olnud, et tuleb koju ja ütled, ei, kõik. Iga päev on. On? Jaa. Ja kuidas sa sellest üle saad? Hommikul ärkad üles, et ei, no ikka veel proovin. No. Aga ma ütlesin, ma olen Eesti rahvaga abielus ja see on kohustus. See on eelkõige kohustus. Ja täna on Eestil väga halvad ajad. Ja kuna ma olen Eestiga abielus, Eesti rahvaga, siis kohustus on halbadel aegadel ka koos olla ja need halvad ajad headeks aegadeks pöörata. Mõistlik. Et abielu õnne kah tuleks siin Eestimaal ikka. Täpselt. Nii, aga tuleme nüüd tagasi sinna Tartu Hoiu-laenuühistu juurde, et sa oled Tartu Hoiu-laenuühistu esimees ja tegelikult sa oled hästi palju kriitikat ka selle ühistu tegevuse pärast saanud. Mis sa tahaksid öelda nende kriitikutele, kes nagu hästi palju kritiseerivad sind? Pange ise taoline organisatsioon püsti ja siis tulge kritiseerige uuesti. Okay. See on inimestega töö ja ega suhetest ei saa nagu üle ega ümber. Kõigil ei saa korraga meeldida. Ja Tartu Hoiu-laenuühistu puhul tuleb ka arvestada, et siin on 5000 liiget. See on päris palju ikkagi. Yeah. Väga palju. Need ei ole lihtsalt passiivsed liikmed, need toimetavadki iga päev nagu majandustehinguid ja nad ei ole mitte ainult hoiustajad või laenajad, see on ka klubiline tegevus ja sotsiaalne tegevus. Ja nagu ma ütlesin, kõigil ei saa nagu meeldida, kõigil ei saa meelepärane olla ja tulebki ette nagu ühistöös häid aegu ja halbu aegu ka ja mõni on suurema temperamendiga, need kasutatakse provokatiivse ennast ajakirjanduse sildiga ehtiva propagandakirjanduse, näiteks nagu siin, ma ei hakka neid väljaandeid nimetama, ma ei hakka reklaami nendel tegema, aga nende propaganda väljaannete poolt ära selleks, et kiskuda üles intriigi. Sest hoiu-laenuühistute puhul see on ametlik ettevõtlusvorm, aga see on ainukene ametlik ettevõtlusvorm Eestis, mida pekstakse sellepärast, et ta just selline vorm on. Ei peksta ei füüsilist isikust ettevõtjad, ei osaühinguid aktsiaseltse, aga hoiu-laenuühistud pekstakse sellepärast, et nad on hoiu-laenuühistud. Et saaks aga midagi halba kirjutada. Sõna otses mõttes, et saaks sitta raiuda. Need kirjanikud ongi sellised ju. Millegi pärast inimesed peavad neid lugema. Millegi pärast peavad lugema, jah. Okay. Intriigi pärast peavadki. Ja vaata, kui seal on poliitikaga juures, siis ongi nagu see küsimus, et siis peab eriti halvasti midagi ütlema. Jah. Muide, ma vaatasin nagu viimati keegi on muutnud näiteks minu Wikipedia kodulehekülge. Et on nagu kaasajastanud. Et see oli aastaid oli niimoodi, et kunagi keegi ta tegi. See oli vist minu fänn nagu sellepärast, et ta pani minu tolleaegsed artiklid. Ja ega minust tol ajal midagi halba nagu polnudki kirjutatud. Et siis ma veel poliitikas ka nagu ei olnud otsapidi niimoodi ja ei olnud nagu põhjust rünnata. Aga nüüd ma vaatasin, et olid kaasajastatud, oli siin uusi artiklid ja viiteid pandud. Ja need 100%, mis sinna pandud olid kõik nagu halvad. Et küll Tartu Hoiu-laenuühistu ei maksa hoiustajatele raha välja ja küll on see ja teine ja huvilised võivad vaatama minna. Ja isegi tead, mis maha võeti? Mis mind natukene kurvastas. Võeti maha, ja arutelu oli ka juures, et mis majandusteadlane see Andro Roos nagu on. Et ta pole enam majandusteadlane, nüüd on lihtsalt nagu kirjutatud sinna, et ühistegelane ja poliitik. Aga ma olen ikkagi algusest peale nagu majandusteadlane ja ma olen majandusteadlane, mis siis, et mul doktorantuur jäi pooleli, et ma tegin kõik doktorantuuri ained ära, ma sain ainepunktid kätte, mul jäi doktoritöö kirjutamata, sellepärast, et ühistu kõrvalt oli keeruline seda teha. Punkt 1, punkt 2 on see, et ma ei suutnud seda kirjutada inglise keeles, lihtsalt mul tekkis nagu selline moraalne konflikt, et kuidas sa kirjutad Eesti ühistu pangandusest ja ühistu panganduse arendamise vajadusest inglise keeles, et milleks, et seda ei ole vaja ju kirjutada ingliskeelsele maailmale. Seda on vaja kirjutada eestlastel eesti keeles lugemiseks, aga see laideti mul maha ja ma ütlen, ma jäin toppama nagu sinna taha. Aga ma olen sellest olenemata
majandusteadlane, sellepärast et ma olen väga paljudes ülikoolides, kõikides ülikoolides Eestis tegelikult rahanduse ja panganduse loenguid lugenud. No see on nüüd minevik, rohkem ma ei loe, isegi mitte hobi korras. Ma olen panganduse õpiku kirjutanud ja mul diplomi peal on majandusteadlase kraad. Ma olen nagu põhimõtteliselt ametlikult tänases süsteemis mõõdetuna doktorikraadi ja magistrikraadi vahel oleva kraadi omanik. Ja nii nagu Vene ajal või Nõukogude ajal oli 2 teaduskraadi, et oli kandidaadikraad ja oli doktorikraad. Nii ka tegelikult täna on nagu, et kui sina läheksid nüüd ütleme ülikooli teaduskraadi nõutama, siis sina saaksid ainult doktorikraadi taotleda. Aga vaata, kuna mina selle vana süsteemi järgi veel õppisin, siis mina sain sellise teaduskraadi, mis ongi siis ametlikus terminoloogias täna magistrikraadi ja doktorikraadi vahel olev kraad. Ja seda loetakse teaduskraadiks. Nii et ajaloolise tõe huvides ma pean ütlema, et ma siiski olen ja jään elu lõpuni majandusteadlaseks. Isegi kui Wikipedias selle maha keegi võttis. Mina arvan, et lihtsalt ei tasu Wikipediat uskuda. Ei tasu, jah. Vaadake rohkem meie saateid, siis saate rohkem teada, kes me oleme. Nii, aga veel selline küsimus, et sul on Tartu Hoiu-laenu ühistu. Nii. Mul ei ole. No, Sinul ja minul koos on ja televaatajal ka 5000 liiget. 5000 liikmel on. Ja sa tead ju, et tegelikult inimesed hoiavad 10 küünega oma rahast kinni. Miks nad peaksid just sinu meie ühistusse selle raha tooma? Miks peaks just meid usaldama? Keda veel siis usaldada, kui mitte ise ennast? Nagu ma ütlesin, et see ei ole ju minu ühistu. See on sinu ühistu ja minu ühistu ja teie ühistu, kes te vaatate ja olete Tartu Hoiu-laenu ühistuga liitunud. Et kus siis veel nagu hoida, kui mitte oma taskus? Sest vaata, ega Tartu Hoiu-laenu ühistu ei ole ju ainult mingisugune äriline ettevõte. Et ühed hoiustavad ja teised laenavad. See on tegelikult Eesti mõttes ikkagi majanduspoliitiline ettevõtmine. Sellepärast, et kes meil vastu on? Vastu on meil ju pangad vastukaaluks. Need on võõramaised. No, hea küll, väga palju võib rääkida seda, et kasum jookseb võõrastesse taskutesse, mis on ka õige. Ja ei ole seal LHV ega Coop ka mingisugust kodumaised pangad. Et isegi kui mingisugune eestlane on näiteks tuumikinvestor kuskil nii-öelda eestimaises pangas, aga ta elab välismaal näiteks. Mis eestlane ta niivõrd on? No siis küll, jah. No jah, ütleme, geneetiliselt on eestlane, hakatakse geeni uurima, aga tegelikult elab ju teises ühiskonnas. Ja teine asi on, isegi kui elab meie ühiskonnas, võtame kas või ma lähen natuke poliitika valdkonda, aga kõik need kõrged euroinimesed, euroametnikud asjad, nende palgad on 20 000, 30 000 eurot kuus. Nii, kui sul selline palk on, ja küll, ja ma vabandan nende ees, et kui on mõni erand nagu sellest, aga ma väidan, et kui sul selline kuupalk on, siis 99% nendest inimestest, nad ei osta mööblit Eesti brändidelt ega Eesti poodidest. Nad ei osta võib-olla isegi toitu, alkoholi kindlasti mitte Eestist. Nad ostavad ikka Tomberjoni ja ühesõnaga tellivad ikka sealt, mis need keraamika ja nõudefirmad nagu on. Nad tellivad ikka välismaalt, et see palk ei lähe neil siia Eesti ühiskonda. Ja et nad ka rahade liigutamise mõttes tegelikult ei ole eestlased. Nii. Aga nüüd veelgi olulisem sellest on tegelikult see, et meie majandustehingud dikteeritakse ju välismaalt. See tähendab, et isegi rahasid need pangad ju keelavad liigutada. Ja küll oma puulusikate eest sa võib-olla võid Lätti teha nagu eksporti või siin kodumaal natukene niimoodi kaardiga maksta ja raha arve peale saada ja oma igapäevast palka. Aga kes vähegi hakkab tegelema ettevõtlusega, mis on ütleme väljapoole Eesti piire ja võib-olla ka väljapoole Euroopa Liidu piire, siis hakkavad rahapesu reeglitele tuginedes pangad sinu tegevust parem kui hiljem piirama. Kuni selleni välja, et sul pannakse kontot lukku. Et ühel heal inimesel pandiki siin eelmine nädal näiteks Coop Pank, kuna ta ei põhjendanud ära, kus tal, mis põhjusel ta tegi ühele Eestis asuvale kontole 10 eurose makse, et ta ei saatnud 30 päeva jooksul põhjendust, kui pank küsis, et miks ja kellele äkki on nagu terrorismi eest ja Putinile ja nii edasi, eks ole. 10 euro pärast. 10 euro pärast pandi tal konto kinni ja tal oli vaja hommikul takso peale minna, hakkas kaardiga maksma, ei saanud maksta. Ei saanud alguses aru, et milleks ei saa maksta. Vaatas internetipangas konto jääk 0, kuigi teadsid, et ikka 1000 eurot peaks ikka olema seal peal. Nii et need pangad dikteerivad meie igapäevaseid pisi tehinguid, meie majandustegevust
kuni selleni välja, et kui sa laenu tahad võtta. Ja küll eluaseme laenu sa saad, kui sul enam-vähem sissetulekud on ja niimoodi. Seal peavad olema ka ikkagi head palgad ja niimoodi ja kõikidele pole sedagi nagu ligipääsu. No ütleme, need, kellel palgad paremad on, need seda saavad. Aga kui sa tahad hakata tegelema mingisugust tootmisega näiteks, sul on väga raske saada pankadest laenu, sest nad on majanduspoliitiliselt võtnud juba vastu selle otsuse, et nad ei annagi siia maarahvale nii-öelda nendele tšuhnadele või kuidas nimetatakse laenu pärismaalastele siin. Vaid meie osaks ongi see, et töötada kuskil palga tööjõuna, käia Euroopas kerjakepi ja kerjakotiga kerjamas, võib-olla kolidagi sinna välismaale ja kes natuke ettevõtlusega tahab tegeleda, see võib puulusikaid toota, aga mitte rohkem. Nii et meil on juba sellepärast vaja Tartu Hoiulaenu ühistut. Sellepärast on vaja Tartu Hoiulaenu ühistut, sellele mõjule vastu seista. Sest meie toetame kodumaist ettevõtlust, anname laenusid kodumaisele tootmisele. Meie rahapesuga loomulikult ei tegele ja rahapesu reegleid peame täitma, aga me püüame nii palju, kui meil see võimalik on, neid täita nagu mõistuse päraselt. Ja me oleme ka selle eest peksa saanud. No, ilmselge, kui sa ei ela teiste inimeste reeglite järgi või nende kõrgete inimeste reeglite järgi, siis saadki peksa. Okei, aga enamus inimesi peavad sind rohkem ikka nüüd poliitikuks kui pankuriks. Ütle, mis sulle endale rohkem meeldib, kas võim või raha? Ma olen, nagu ma ütlesin, ma olen Eestiga abielus, et see ei peaks üldse olema nagu võimuga seotud ega rahaga seotud. Tead, mis mulle raha meeldib? Mulle raha meeldib sellepärast, et ma olen rahandusteadlane. Ikkagi me ei saa üle ja ümber sellest, et ma olen teadlane. Mulle meeldib raha teaduslikust huvist. Nii nagu kirurgile meeldivad inimkehad. Sellepärast ja mitte sellepärast, et ta on mingisugune inimkehade suur fänn, vaid talle lihtsalt meeldib ta töö. Meeldib ta töö ja hambaarstidele ka, et ta ei ole mingisugune pervert, kellele meeldib inimeste suudes sorida oma näppudega, vaid ta lihtsalt professionaalsest huvist tahab, et hambad oleksid korras. Niimoodi sellest aspektist vaadates meeldib mulle ka raha. Ja ainult sellest aspektist, et ma ei taha kuidagi seda väga palju omada. Muidugi ei saa öelda, et kui keegi tuleks ja annaks niisama nagu 1 000 000 eurot näiteks, siis ära ei ütleks. Ära ei ütleks. Ma arvan, et keegi ei ütleks ära, no milleks nagu, eks ole. Lihtsalt küsimus, et kuhu keegi selle paneks. Ja siin ma nüüd ütlengi sulle ühe huvitav asja nagu. Vaata, kui palju on Eestis lotomiljonäre. Ja kui paljud nendest on andnud selle raha, see on sülle kukkunud raha näiteks, eks ole. Kui paljud on selle andnud Eesti ühiskonna jaoks näiteks? Ma arvan, et ei ole midagi kuulda, ei ole kuskil kuulda, ära arva. Ei ole keegi midagi andnud. See raha on inimeste enda vajaduste rahuldamiseks ära kulutatud ja kulutatud. Ei ole keegi neist kalja loksale saanud, et keegi oleks ettevõtlust käima pannud. No võib-olla mõni üksik on, eks ole. Aga me ei ole kuskil kuulnud ühtegi edulugu. Et näed, et vaata, seal pandis see tootmine käima ja siis ta võttis nii palju inimesi tööle ja siis ta võib-olla näed, et annetas näiteks nendele vaestele eestlastele seal ja pani selle küla seal käima ja mina ei ole kuulnud. No võib-olla vaata ei räägitagi sellistest asjadest, sest mina olen tähele pannud, et vähe kirjutatakse head, rohkem kirjutatakse skandaali ja halba. Võib-olla ka. Aga samas ühtegi edulugu nagu ei ole, et ikka kui keegi oleks 1 000 000 eest nagu näiteks mingi tootmise käima pannud või minu pärast vaestele laiali jaganud oma lotovõidu, vast oleks ikka sellest kirjutatud, vähemalt sotsiaalmeedias. Ei ole seal ka kuulnud. No tavaliselt, kui sul tuleb lihtsalt raha, siis sa lihtsalt ka kaotad seda. Sul ei ole nagu, kuidas ma ütlen, sa ei tunne seda raha väärtust. Et sa lihtsalt lähed ja raiskad selle kõik maha. Aga võim võib meeldida küll inimesele. Ma ei saa öelda, et mulle võim ei meeldiks. Ega raha sellepärast, et need on instrumendid, millega saab teostada neid tegevusi, mis on põhiseaduslikud õigused igale riigi kodanikule. Me võime ilusat juttu nagu rääkida, et ma ei tea, et Eesti riik ja Tartu linn ja rahva heaks ja rahvas on kõrgema võimu kandja. Aga selleks, et meie tänases demokraatlikus ühiskonnas midagi ellu viia, selleks sul peab olema punkt 1 poliitiline võim. Ja selleks, et poliitilist võimu saada, selleks sul peab olema ligipääs rahale. Täiesti nõustun Androga, absoluutselt.
nii, aga nüüd räägime natuke poliitikast. Sa oled Tartu piirkonna esimees Keskerakonnas ja me kõik teame, et Keskerakonnal ei ole väga hästi läinud viimasel ajal. Kas sa tõesti arvad, et sa suudad Keskerakonna tuua võimule või pigem see on selline uppuv laev? Ilmutusraamatus piiblis on öeldud, et Jeesus ütleb kogudusele, et ära ole kuum ega ära ole külm. Või vabandust, ole kuum või ole külm, aga ära ole leige, sest leige mina sülitan välja. Ja Keskerakond ongi välja sülitanud need, kes on olnud leiged Keskerakonna alatise põhilise eesmärgi inimeste kasuks töötamise suhtes, kes on isiklikult olnud karjeristid, on mingisugust isiklikku kombinatoorikat tahtnud teha. Ja Keskerakonda kui tööriista selleks ära kasutada, need ongi tegelikult Keskerakonnas sisuliselt täna välja sülitatud. Nii erakonnast tervikuna, kui ka kui ma ütlen nagu seda, ja minu pärast solvuge need, kes ennast ära tunnevad, ongi Tartu piirkonnast ka välja sülitatud ja ma ütleksin, et meil on tegelikult väga head ajad. Sest kui me eelmistel valimistel saime 4 kohta volikogusse, toetus oli ikka väga nige lausalt öeldes. Ja mis siin salata, ega väga paljud tulid venelaste häältega nagu. Et selles mõttes just toona 2021 võis öelda seda, et Keskerakond on, ütleme, nišistumas ainult, et ütleme ainult venelaste hääled. Aga mitte, et see midagi halba oleks nagu teistpidi, et ega kui nad on Eesti kodanikud ja ühesõnaga meie ühiskonna liikmed, esiteks sildistamine ei ole õige, aga ütleme, fakt jääb faktiks. Aga nüüd, viimaste uuringu tulemuste põhjal Tartus Keskerakond saaks 6 kohta. See tähendab seda, et minu tegevus piirkonna esimehena on täna juba tõstnud Keskerakonna 50% võrra kõrgemale kui see, mis ta oli 2021. aastal. Ja nüüd ma võin kindlasti öelda, et Keskerakond on taastamas oma algset olekut siin Tartus ka, ta ei ole mitte mingisugune vene nišipartei, vaid et on nii venekeelsed kui eestikeelseid ühendav organisatsioon. Laiapõhjaline see, mis peaks nagu tervet ühiskonda kokku viima. Nii et kindlasti on ka siin väga palju eestlasi taga Tartus, kes Keskerakonda toetavad ja nende hulk tõuseb. Sest minu eesmärk on pandud ja ma kutsun kõiki teid kaasa, head televaatajad, 50% pluss 1 koht Tartu volikogus peab Keskerakonnale kuuluma pärast 2025. aasta oktoobri valimisi. 20. oktoobril, kui valimised läbi on, siis Keskerakonnale peab kuuluma 26 kohta vähemalt Tartu volikogus. 6 kohta on juba arvamusküsitluste järgi olemas, vaid 20 kohta peame meie sinuga ja head televaatajad koos tegema niimoodi, et see Keskerakonnale tuleks. Sest siis, nagu sa küsisid eelmise küsimusega, siis me hakkamegi võimu teostama. Jah, näitame, et me suudame midagi muuta siin. Võta pea natuke eest ära, tegelikult siin on meil lipp, on roheline lipp ja siin on plaan B. Ja. See ongi, praegu on see plaan B, aga 20. oktoobril, kui valimised läbi on, siis peab see muutuma plaaniks A. No, me kõik loodame ja siis 20. oktoober vaatame, et kas läks nii, aga mina olen enam kui kindel, et tõesti see nii läheb, sest et selle aja jooksul mis me siin oleme tööd teinud, on väga positiivne tagasiside inimestelt minu arust. Üha positiivsemaks muutub, aga aktiivsust on tarvis. Noori on vaja. Ja noori on vaja ja me peame, ja vanasid ka, ja keskealisi ja mehi ja naisi ja kõiki ja eestikeelseid ja venekeelseid, et me peame näitama, et me oleme elus, et me ei ole surnud. Nii, aga Tartu linn on muutumas järjest rohelisemaks ja autode vastu. Mis sina üldse arvad sellest, et kas see on õige või pigem see on... Ma võtan esimene päev linnapeana, ma võtan buldooseri, ma tõmban maha kõik need takistavad kivid, mis on pandud ringteedele. Ma tõmban autoteed laiaks. Inimesel peab olema võimalik sõita autoga ilma takistusteta, et ta seda autot ära ei lõhu. Ma tõmban hüpekad maha. See on hea mõte, need hüpekad on lihtsalt. Ma võtan trahviaparaadid ära Tartust. Ma löön selle politsei oma automaatse trahvimissüsteemiga Tartust välja. Ma ei löö politseid kui sellist välja, korrakaitse tagajana.
ega liiklusohutuse tagajana, aga ma löön politsei kui trahviorganisatsiooni Tartust välja. Ja ma ei tee seda kõnniteede arvelt, vaid ma teen seda niimoodi, et kõnniteed oleksid turvalised jalakäijatele käia, et kergliiklusteed oleks turvalised tõuksiga sõitjatele, et nad ei segaks ei autosid, ei jalakäijaid. Ja kes ütleb siis, et kus ma seda teen, aga ma teengi seda selle arvelt, et vaata mingisugused lillepeenreid on hakatud tegema, eriti laiu lillepeenreid, mingisuguseid eriti imelikke põõsaid ja puid ja hakatud panema nagu seda roheala, nii öelda, on järjest rohkem tahetud hakata juurde tegema. Aga see võtabki ära nii jalakäijatelt maad, kui võtab autodelt maad ära, kui võtab tõuksidelt ära. Vaata, park on see koht, kus on roheala. Mets on see koht, kus on roheala. Inimeste aiad on see koht, kus inimene paneb lilli ja kasvatab kartulit. Ja võib-olla rõdude peale paneb. Ja vaata, ma tahtsin kunagi teha ühe kinnisvara arenduse peale. Ma palusin linnavalitsuses, oli Paju tänav 11. No ka, et mingisugune formaalne nõue, et teatud roheala peab nagu olema. Ma ütlesin, ma teen inimestele katusele. Ilusa ala, rohelise ala, paneme sinna külvame muru ja paneme ka kasvuhoone väikse ja võib-olla selle, mis see on, mis vett välja ajab, selle purskkaevu, eks ole. Seal ilus istuda. Ei, see ei ole nagu see, sinna ei tohi panna. Peab olema seal maa peal ja seal peab olema liivakast ja nii edasi. Nüüd, kui ma olen mööda sõitnud, no võib-olla äkki nüüd on muutunud, aga eelmine aasta küll, kui ma mööda sõitsin. Liivakast, keegi seal ei mängi, teod seal sees on, kassid käivad kusel ja koerad, eks ole. Muru on niitmata. Muru on keegi ei taha niita neid, aga formaalselt on näed roheala olemas. Siuksed rohealasid meil ei ole vaja. Ei ole eramaa peale tarvis siuksed, kui inimene ei taha hoolitseda sunniviisilisest ei saa armsaks, ega ei ole ka linnamaa peale tarvis. Tulebki teha, tuleb pargid teha, linnaservadesse peab olema linnametsad, aga kui on ikkagi teed, kui tee eesmärk on ju punktist A punkti B saada, siis ongi, tee peab olema lai, ja autotee peab olema lai, kõnnitee peab olema lai, tõuksitee peab olema lai ja ta peab olema selline, et sa oma jalanõusid ära ei lõhu, et sa oma autot ära ei lõhu ja sa tõuksiga kuhugil otsa ei sõida. Ei, no ma olen täiesti nõus eriti nende hüpekatega, no sorry, aga Tartus on neid liiga palju ja minu arust nad on liiga kõrged. See on nagu ajuvaba. Aga kui sa saaksid valida koht linnapeana või koht Riigikogus? Linnapeana praegu. See on täidesaatev võim ja meil on vaja tegusid teha. Pläkutada võib tulevikus, siis asjad on korda tehtud. Tõsi. Nii, ütle mulle, mis on viimase 5 aasta jooksul sinu jaoks kõige vale otsus, mis on võtnud vastu Tartu linnavalitsus? Vale on see, et ta ei ole võtnud strateegiliselt ühtegi otsust vastu, mis oleks Tartu linna arendanud. Kõik see Tartu linn jookseb vana rasva peal. Jookseb vale rasva peal, ega üks see kindel otsus, siin on palju valesid otsuseid. Kindlasti on ka palju õigeid otsuseid. Ega ei saa öelda, et kõik on valesti tehtud. Ega päris palju on ju häid asju, aga strateegiliselt Tartu linn on välja suremas, raha on otsa saamas. Siin ei ole ühendusi. Propaganda võib rääkida mida tahes, et saab näiteks rongiga Tallinnast Tartusse, no seda saab, aga et ka Tartust edasi saab näiteks Riiga või Vilniusesse, no ei saa, ümber peab istuma ikkagi. Et kõik seda ei ole suudetud 30 aastaga taastada, mis nõukogude ajal oli, et ikkagi otseliinid olid. Ja me räägime siin Rail Balticutest asjadest, aga tuleb ka lennuühendused taastada, mul on konkreetsed plaanid, kuidas seda teha. Ja mitte selles mõttes, et sa lähed ostad pileti. Ja et sa piletid võid sa praegu ka osta ja võid sa Tallinna lennujaama minna ja võid sa Riia lennujaama minna. Ma tahan selle asja niimoodi teha, et läbi Tartu lennujaama inimesed saavad Euroopasse reisida, aga Euroopa tuleb ka siia kokku. Tulevad Peterburist, tulevad Pihkvast, Stockholmist, Helsingist, Berliinist, igalt poolt. Inimesed, turistid tulevad meie hotellidesse, meie poodidesse, tulevad ka ärituristid, kes vaatavad siin ja leiavad võimalusi investeeringuteks, tehaseid, tööstusi rajada, majanduskoostööd teha.
ma teen Tartu turu suuremaks. Mitte selle turu, mis seal kesklinnas asub, sibulaid ja kartulit müüakse, aga Tartu kui majandusturu ma teen mitu korda suuremaks, kui ta täna on. Siin hakkab olema käivet, raharinglust ja siia hakkab jääma kasumeid. Ja hakkab ka linna eelarvesse tulema rohkem raha investeeringuteks, mitte kuludeks. Investeeringuteks, mis hakkavad Tartu linnale ja Tartu inimestele tootma omaniku tulu, et me saaks järjest vähem panna linnavalitsuse karvast kätt inimeste taskusse. Eeskätt ma räägin siin praegu näiteks maamaksust. Linnadel ja üldse omavalitsustel Eestis ei ole enam mõtteid, kust võtta raha nende kohustuste täitmiseks, mida riik on pannud kohalikele omavalitsustele. Sellelt poolt on ka aru saadav. Ega siin omavalitsused ei ole otseselt süüdi. Omavalitsuste majandusmure on tagajärg riigi valele poliitikale. Ja kuna neil on mõttevaegus, nad ei oska kuskilt mujalt raha võtta, sellelt, et sinu ja minu ja televaatajate käest nagu maksusid tõsta ja maksumäärasid tõsta, et järjest rohkem maksudena raha ära koorida, siis see ongi nagu loogiline järelm, et Tartu on ka ju võtnud vastu selle otsuse, et igal aastal maamaks tõuseb 100%. Võib-olla esimestel aastatel on see väike tõus absoluutnumbrites, aga 5 aastaga me võime jõuda ka seal 50-20 000 euros suuruste maamaksudeni. Võib-olla mitte kodude alt, kodualuse maa on praegu maksust vabastatud Tartus, aga väga paljud maad ei ole kodualused maad, ka mitte muide nendel, kus on eraisik näiteks omab läbi oma firma seda maad või ta ei ole sinna sisse registreeritud ise, et näiteks ise omab kuskil teises linnas korterit, Tartus on põhielukoht, omab maja, aga on unustanud sisse registreerida, maksab ta järauaga maamaksu, eks ole. Nii et Tartu peab hakkama tootma omaniku tulu. Ma teen selle majandusturu Tartus mitu korda suuremaks, kui ta täna on. Ja me ei hakka mitte inimeste käest koorima, oma inimeste käest, vaid me läbi ettevõtlustulu võtame välismaalaste käest. Tegelikult Tartus on ju hästi palju ettevõtteid lähevad kinni või need lähevad ära, sest isegi eile me sinuga olime ühes hoones, mis on pooleldi tühi juba, et seal Sõpruse puiest Prisma kõrval, see, mis meil kesklinnas on ju. Ja. Et see on ka suur hoone, aga ta on nagu peaaegu täiesti tühi. Et millest me räägime, et siis ongi vaja siia igasuguseid ettevõtteid juurde. No nii ta on. Nii, veel üks küsimus. Sa oled hästi otsekohane inimene. Kui sa saaksid mõnele poliitikule homme midagi näkku öelda, mis sa temast arvad, kellele sa ütleksid ja mida sa ütleks? Ma ei ütleks kellegile. Miks? Lisaks otsekohesusele tuleb ka olla diplomaatiline. Et ega see näkku ütlemine, mu vanaisa vanasti ikka ütles niimoodi, et kui ta kellegi peale pahandas, mine sõima tal nägu täis, eks ole. Aga mis see näo täis sõimamine aitab, et Riigikogus ka väga palju tegeletakse sellega, sildistamise ja kõige muuga. Ja loomulikult ma saan aru, et viha tõuseb nagu üles, kui inimesed meelega nagu valesid otsuseid teevad või siga mängivad või nii edasi. Aga ütleme, ei saa üle ega ümber sellest, et kui keegi on võimul, et siis talle halvasti ütlemine tegelikult ei aita, et ainus õigus on jõud ja kui sul jõudu ei ole, siis sa võidki piiksuda ükskõik kui tarkasid sõnasid muide teisele nagu näkku või ta näo täis sõimata, aga sellest nagu midagi paremaks ei muutu, et sa pead ikkagi nagu läbi rääkima ja tarka diplomaatiat kasutama. Aga Churchill on ka öelnud niimoodi, et diplomaatia on see, et kui sa saadad kellegi perse ja ta hakkab sinna innustunult minema, sa kasutad nii ilusaid sõnu või nii motiveerivaid sõnu perse saatmiseks, et ta hakkab innustunult sinna minema. Okay. Nii, peale selle, et sa oled meil Tartu Hoiu-laenu ühistu esimees, sa oled Tartu piirkonna esimees Keskerakonnas. Sul on oma saade. Sa nüüd hakkasid ka meil kohviku... Oma vanker ka. Oma vanker on sul ka, jah. Sa hakkasid kohvikupidajaks. Hästi paljud räägivad, et see on hästi raske äri. Ja. Kas sina tegid selle kohviku selleks, et inimestel oleks hea koht, kus istuda? Või pigem asi on ikkagi rahas, et sa tahad raha teenida läbi selle?
ma tegin seda selle jaoks, et inimestel oleks hea koht, kus istuda ja selle tõestuseks on see, et me pakume Rootsi lauda ja see on 5 eurot. 5 euro eest sa ei saa peksa ka kuskil. No kui väga palud, siis saab tasuta ka. Aga oota, Rootsi laud ehk me tulen, sul on seal mingi võileivad. Kohv, tahad tee ja võileivad, külmlaud, soelaud, mingid kotletid, kartulid, erinevad asjad. Ma ei ole hea nagu toidu kirjeldamisel. Suppi ka saab või? Suppi saab ka, tomatisuppi. Wow. Ja suvel hakkab saama minu tomatitest tehtud suppi. Et praegu on poe tomatitest. Nii et on põhjus siia tulla nagu. Ei no ma ütlen sulle, vaata, no ühesõnaga, kui sa Olerexist võtad kohvi, see maksab seal oma termose 2.01. Jah. Noh, põhimõtteliselt. Sa ei saa isegi saiakest juurde. Sa ei saa saiakest juurde isegi. Okei. Miks? Aga kui väga palju inimesi tuleb siia, tulge tehke Andro Roos rikkaks, et kui siin hakkab väga palju inimesi käima, kui siin käiks nagu 200 inimest näiteks päevast läbi, siis ma usun, et ma hakkaks kasumit teenima juba nagu sellest. Sa praegult ei saa kasumit? Ei, ma praegu ei saa kasumit. Praegu tulen nagu otsaga kokku, aga ma kutsun üles kõiki nagu tulema sellepärast, et 5 euro eest kõht täis süüa, see on ju nagu normaalne. Ja see on nagu see, et vaata poliitikult tavaliselt küsitakse, et aga mida sa teinud oled, et noh, sa võimul ei ole, mida sa teinud oled. Aga näed, mina olen kohviku tööle pannud, kus inimene saab taskukohase hinna eest korralikult ja maitsvalt kõhu täis süüa. No see on isegi minu arust turu kõige odavam koht, kus saab süüa. Ma küll ei tea, et Tartus saab kuskil 5 euroga süüa. Ei saa, jah, kõik vinguvad nagu seda, et ei saa, hinnad on kasvanud. Aga tegelikult saab küll, nii palju need hinnad ei ole kasvanud. Ahnus on kasvanud. Ja, ja kui ma Tartu linnapeaks saan, ma võtan käsile ka hinnakujunduse Tartus. Mitte, et ma lähen teistele kohvikutele ette kirjutama, et noh, tehke nii või naa või kaupmeestele niimoodi. Aga ma kavatsen kaupmehed kokku küll võtta nagu ja mõistuse peale suruda seda asja. Sest vaata, asi ei ole mitte selles, et nagu kogu räägitakse, et Eesti turg on väga väike ja siin ei saa sellepärast midagi teha, turg on väga väike. Turg ei ole mitte väga väike, noh väike on ta ka muidugi, aga ta ei ole nii väike, et siin midagi teha ei saaks. Asi on ka selles, et väga paljud ettevõtjad on ülemäära ahned ja nad mängivad nagu selle peale, et saaks ühel inimesel või ühel kliendil natist kinni, raputaks ta rahast tühjaks ja saaks nagu piltlikult öeldes terve aasta kasumi nagu ühe tehingu pealt kätte ja noh, siis järgmine päev ongi niimoodi, kellelgi raha ei ole, kõik on tühjaks raputatud ja siis ei ole käivet ka. Vaat käibe peale tuleb mängida, suure käibe peale, suure raha läbikäigu peale ja siis tulevad ka suured kasumid. Okei. Aga miks inimene peaks just sinu kohvikust tulema? Miks ta on eriline teistest kohvikutest? 5 eurot? Sellepärast, et siin saab 5 euro süüa. No kas on veel midagi, mis teeb seda? Rootsi laud. Valid ise, mis sa tahad. Täiesti demokraatlik koht, nagu keegi ei pane sulle ette, et sul on menüü ette antud nagu valimistel niimoodi, et näed, et saad Reformierakonna poolt või Keskerakonna poolt või sotsiaaldemokraatide poolt. Ise miksid kokku nagu. Tegelikult sa võiks valimistel ka niimoodi olla nagu see. Osad on mulle öelnud, et sa pole õiges erakonnas Roos, et ma muidu hääletaks küll sinu poolt. Mis sa seda menüüd vaatad, mis erakond, kui Roos on õige inimene, hääleta Roosi poolt. Tule plaan B-sse kohvikusse, Tähtvere 4, Tartu linn, miksi endal ise kokku, söök 5 euro eest, joogid ka ja ole õnnelik. Jah. Aga kas see plaan B kohvik on sul poliitiline tööriist, meelelahutus? Poliitiline, meelelahutuslik, majanduslik, sotsiaalne. See on siin kõik koos? See on kõik on koos nagu. Okay. Kogu elu on poliitika. Jaa, ma olen täiesti nõus. Ja siin käivad isegi keskerakondlased, aga ka reformierakondlased, sotsiaaldemokraadid, EKRE inimesed, kes veel? Homod, heterod. Me ei aja kedagi ära nagu selles mõttes. Tulge rahulikult sööma. Sa oled mees, kes räägib palju ideedest ja visioonidest. Mis on see üks asi, mida sa tahaksid enne oma surma ära teha? Ma loodan ikka, et ma saan rohkem tehtud kui ühe asja. Et ma kohe ära ei no üks nagu. Peamine, no kõigil inimestel on üks eesmärk, mida nad kindlasti tahavad oma elus ära täita. Äkki sul on juba täidetud, ma ei tea. Ma ei oska sulle nii öelda, see vastus on banaalne, ma tahaks, et Eesti oleks iseseisev. Miks sa räägid Eestist? Ma räägin sinust. Sa oled ikka abielus. Ma olen Eestiga abielus. Okay, ma ei suuda mõelda muus kategoorias lõppkokkuvõttes, kui ikkagi Eestist ja Eesti rahvast. Ja päris tõsiselt. Okay.
Meil on sellist inimest vaja tegelikult. Kui sa minuga räägid, nagu me jõuame varem või hiljem alati nagu poliitiliste küsimuste ja ühiskondlike küsimusteni. Tõsi. Mis on kõige suurem vale, mis on sinust inimesed rääkinud? See on nii ootamatu küsimus ausalt öeldes. Kõige suurem vale on see, kui mind nimetatakse pankuriks. Ma ei ole pankur. Kes sa oled? Andro Roos. Aga pankur ma ei ole. Kes Andro Roos on? No ma ütlesin, ma olen majandusteadlane, ma olen Eesti patrioot, ma olen isa. Kohviku pidaja, aga ma ei ole pankur, sellepärast et pankur on see, kes omab panka. Mina ei oma panka, mina olen hoiulaenuühistu liige. Aga kas sa oled poliitik? Poliitik ma olen. Poliitik ma olen. Okei. Aga ma tahan selle poliitiku kohta öelda, väga paljud ka prominentsed isikud on nagu öelnud seda, et poliitika on nagu siuke räpane business ja noh, mina ei taha poliitikast osa võtta ja nii edasi ja ära tule mulle rääkima ja nii edasi. Aga näiteks ma pööraks pilgu nagu Ameerika poole, Ameerika Ühendriikide poole ja tookski võrdluse nagu need hoiulaenuühistutest. Et enne parlamendi valimisi alati nii demokraadid kui vabariiklased käivad näiteks hoiulaenuühistutes, aga ka teistes kollektiivides. Aga mina võin rääkida hoiulaenuühistute poole pealt, ma seda tean. Käivadki rääkimas liikmetele, juhtkonnale. Ja liikmed küsivad, näiteks hoiulaenuühistu liikmed või hoiulaenuühistu juhtkonna liikmed küsivad, istub siin republikaan või istub demokraat. Küsib, et aga mida sina meie ühistu jaoks hakkad tegema? No mida sa kogukonna jaoks hakkad tegema, mida sa hakkad Ameerika Ühendriikide jaoks tervikuna tegema, osa riigi jaoks tegema. Aga ka meie oleme siin praegu hoiulaenuühistus, mida sa hakkad tegema meie hoiulaenuühistu jaoks? Ja siis ta räägib, demokraat ütleb, et ma hakkan seda asja tegema. Vabariiklane ütleb, et seda. Ja hiljem liikmed istuvad koos ja otsustavad, et tead, meie lähme ühiselt hääletame, näed, nendel valimistel demokraatide poolt. Sest tema programm, lubadused meile olid meie vajaduste ja huvidega kokku minevad. Ei ole mingisugune niimoodi, et tead, et mina seda Savisaare parteid või Timlade parteid ei vali või mina ei vali neid Reformierakondasid või asju. Tegelikult see lähenemine on nagu vale, et vaata, et seal Reformierakonnas, et seal on ainult pätid, eks ole, ja EKRE-s seal on ainult nagu kõik õiged head patrioodid nagu ja tegelikult see on vale. Ma ütlen, see on vale, ega Keskerakonnas ei ole ainult head inimesed, head ja targad inimesed. Keskerakonnas on piisavalt palju lolle, neid omakasupüüdlikke, nagu kõikides erakondades. Ja samamoodi, neid lolle, neid on, nagu ka tarkasid, on teistes erakondades nii samuti. Nii et mida ma tahan nagu öelda on see, et tegelikult poliitikaga peaksid olema kõik seotud ja sa pead lähtuma nagu sellest, mis su huvid on nagu, eks ole. Sina oled näiteks noor inimene, sa oled õpetaja, sa pead lähtumagi sellest, nagu, et mida õpetajatel lubatakse, mida noortel lubatakse. Sa oled ka Tartu hoiulaenuühistu liige, sind peab huvitama seda, mida poliitikud lubavad hoiulaenuühistutega näiteks teha. Ja seda tuleb nõuda, neid vastuseid tuleb nõuda. Ja kui, sa oled Keskerakonna liige praegu, eks ole. Isegi ütleme niimoodi, et tuleb siia laua taha nagu see. Tuleb keegi sotsiaaldemokraat. Ütleb niimoodi, et ma lähen peksan laiali need pankade huvides hoiulaenuühistuid hävitada püüdvad poliitikud ja ametnikud. Ja kui samas keegi, ütleme, Keskerakond jääks nagu leigeks ja Reformierakond jääks leigeks selles küsimuses või oleks vastu kogu nüüd, me tahame ära likvideerida hoiulaenuühistud. Aga kui sotsiaaldemokraat näiteks, mõtleme teoreetiliselt ütleks, et ei, mina hakkan südamest võitlema teie eest. Ma ka Keskerakondlasena ütleks, et kõik liikmed minge ja hääletage tema poolt. Ja, see oleks õige. Sellepärast, et loeb tegu, ainult tegu, mitte ilusad sõnad või see, et ma kleebin endale sildi, et ma ei tea, keskerakondlane või sotsiaaldemokraat või reformierakondlane või patrioot või mis iganes. Ei, kui lähetegi valima, siis ärge valige nime pärast või ma ei tea, sellepärast, et keegi soovitas, vaid ikka mõelge, et mida need inimesed on 4 aasta jooksul teinud, kas nad on üldse midagi teinud. Ja mida nad teha tahavad, kes tulevad nagu. Kas on seda sisemist tuld või ei ole sisemist tuld? Jah, sest hästi paljud valivad Reformierakonda, sest kõik valivad ju. Aga tegelikult vaatame, mis tegelikult täna toimub meil Tartus, meie riigis. Ma ei ütleks, et midagi väga head toimub. Et hästi hoolikalt peaks minema valimistele. Aga okei, see selleks.
viimane minu küsimus sulle. Kui juhtub nii, et homme sa ei ole Tartu Hoiulaenu ühistu esimees, sa ei ole Tartu piirkonna Keskerakonna esimees, sul ei ole kohvikut, mis sa siis teed? No siis võimalusi on nagu mitmeid, ma võin olla ehitustööline, ma oskan hästi ehitada. Ma võin pillimeheks hakata. No isa ma olen nagunii, eks ole, seda ma ikka olen. Ma võin tomateid kasvatada. Ma võin kõike teha ausalt öeldes. Vaata, ma ütlen sulle niimoodi, kes on tark ja võimekas inimene, see ei ole mitte võimekas ja tark ainult oma valdkonnas. Kes on võimekas ja tark ainult oma valdkonnas. See ei ole võimekas. See ei ole võimekas mitte kuskil, ta ei ole oma valdkonnas ka võimekas. Aga kes on võimekas, tark ja hea oma valdkonnas, tõsiselt kohe, see on kõikides valdkondades võimekas. Et kui vaja on, vaata, ma läksin isegi bussikoolitusele, D-kategooria koolitusele. Usu mind, ma saan nagu sellega hakkama. Ma saan ka bussijuhi load, ma võin ka bussijuht olla. Ja kui vaja on, kui kõik muu üle viskab ja ehitajana ei saa tööd, kuigi ma ütlen, et tööd ikka saab ja bussijuhina ei saa, ma võin ka raketijuhiks minna. Õpid sellega ära? Õpin sellega ära, kui vaja on. Nii et ühesõnaga, kui inimesel teotahet on, siis ta mitte kusagil hätta ei jää. Ühesõnaga, sina meil hätta ei jää, sa oled tark, osav, nii et kallid televaatajad, täna te nägite Androt täiesti teiselt poolt. Ma arvan, et hästi paljud teavad ja on sinust kuulnud, aga tegelikult nad ei tea, mis sul selja taga on ja milline sa seest oled. Nii et me ei pea teiega mures olema, et kui miskit juhtub, et Andro hätta jääb. Jah, et kui linnavolikogusse valitas, ma hakkan nutma ja et palka ei saa nagu sealt. Mul on täiesti ükskõik nagu sellest. Kuigi ma ütlen, ega selle palga, kui mulle määratakse sealt palk. Selle ma võtan vastu, selle ma ka kasutan ära, ärge muretsege, see kasutamata ei jää, aga tõenäoliselt ma kasutan ära selle poliitiliseks tegevuseks. Väga õige. Ja. Aga mina arvan, et täna me saime paremini sind õppima tundma ja me kindlasti teeme Androga veel paar saadet ja ma ikka loodan, et sa räägid mulle sellest eraelust rohkem, kui sa täna mul rääkisid. No siis võtame ajakirjad ja ajalehed ette järgmine kord ja siis kommenteerime neid. Kui midagi ilmub, siis kommenteerime, teeme nagu kommenteeritud väljaande. Jah, aga kallid televaatajad, palun kirjutage kommentaaridesse. Äkki te tahaksite veel midagi teada või on mingisugused teemad, mida me võiksime Androga arutada, sest nüüd iga teisipäev me teeme lühikesed videot temaga. Aga suur aitäh, et te vaatasite meid, suur aitäh, et sa tulid, rääkisid minuga, avasid ennast, oli väga meeldiv sinuga täna rääkida. Oli sinuga ka. Suur aitäh sulle, head aega!